täna siia Kuressaare Laurentiuse kirikusse Jumala palge ette, et ühendada Peigmest, Naatan Holmanit ja pruuti Raili Metsamaad pühasse abieluliitu. Abielu on rajanud Jumal ja see annab meile pildi südamlikust ühendusest Kristuse ja tema koguduse vahel. Seetõttu ei või abiellu astuda mõtlematult, vaid lugupidamisega pärast igakülgset kaalutlemist, aukartuses Jumala ees. Palvetame. Hea Jumal, me täname sind selle päeva eest ja hetke eest, milles me võime olla. Me täname sind pruutpaari eest, et sina oled nende eluteed kokku juhatanud ja nad on otsustanud armastuses astuda pühasse abiellu. Me palume, et see abielu laulatuse talitus võiks olla sinu poolt õnnistatud. Aamen. Kuulakem nüüd Jumala sõna abielust, millesse te tahate astuda. Ja Jehova Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Jeesus ise on öelnud Mattiuse evangeeliumi 19. peatükis, kas te ei ole lugenud, et looja nad algusest lõi meheks ja naiseks ja ütles, seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks on üks liha. Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Kuulake ka Jumala tahtmist, kuidas te selles seisuses kristliku abielupaarina peate elama ja mis on teie kohus üksteise vastu. Nõnda kirjutab apostel Paulus Kolossa kirja 3. peatükis. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud, pühad ja armastatud, südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega, pika meelega. Üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiuslik side. Ja teie südames valitsegu Kristuse rahu, millesse olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõigest tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõna või teoga, seda tehke issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat isa tänades. Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis issandas. Mehed, armastage naisi ja ärgu olge karmid nende vastu. Ja viimaks kuulake, mida apostel kirjutab kristlikust armastusest, mis on abielu aluseks. 1. Korintuse 13. peatükis. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Me kuuleme muusikapala.
Esimese Johannese kirja 4. peatükis on öeldud: armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Johannese evangeeliumis annab Jeesus armastuse käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Armsad Naatan ja Raili, selle hetke tähtsust, milles te praegu olete, on raske üle hinnata. See otsus, mis saab täna teie elus kinnituse, kuulub teie elu olulisemate hulka. See on teie eriline eesõigus astuda kristlikku abiellu. Sellest päevast olete te teineteisega kokku liidetud ja teineteise jaoks. See on olnud Jumala plaan algusest, nagu me tema sõnast lugesime, et inimesel ei ole hea üksi olla. Me vajame inimesi enda kõrval, väikestena oma vanemaid, perekonda, kes toetavad, annavad nõu, kellega jagada rööme, aga kes ka aitavad
rasketest hetkedest üle ja edasi, kui on vaja. Jumal on selle nii hästi loonud, et ka lapsepõlvest välja astudes on ta kõike juba ette näinud ja juhatab meie teele need ja selle õige inimese, keda me vajame ja kes vajab meid. See, et te olete teineteise jaoks, on Jumala parim plaan teie elus. See uus eluetapp, mis saab alguse täna, lubage Jumalal end juhtida selles igal päeval ja igal eeloleval sammul. Küsige tema nõu iga otsuse juures, mida te langetate, olgu need väikesed või suuremad või päris suured. Teie eesõigus on tunda kedagi, kes teab rohkem, kui meie teame, kes näeb kaugemale, kui meie näeme, kes näeb suuremat pilti, kui meie oskame näha. Kedagi, kellel on veel parem plaan kui meil. Lubage sellel teostuda oma elus. Nii igapäevastes asjades kui ka vaimulikus elus ja teenimises, kuhu Jumal teid oma armust on kutsunud. 1. Johannese 4. peatükis ütleb pühakiri, et Jumal on armastus. See, et te tunnete Jumalat, armastate teda, annab teie abielule erilise aluse ja tähenduse. Abielu rajaneb ka armastusel. Liiga palju kuuleme tänapäevases maailmas seda, et armastus lõppes ja selle tagajärjed on kurvad. Armastus ei pea lõppema. Ei pea lõppema, kui me oleme leidnud selle allika, kust saab seda igal päeval vajalikus koguses juurde. See allikas, armastuse allikas, mis on Jumalas, ei kuiva ega lõppe kunagi. Oluline on see, et meie ja teie oleksite alati sellega ühenduses. See on vajalik abielu püsimiseks, see on vajalik igapäevaseks õnnelikuks ja õnnistatud eluks. Jeesuse sõnad, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiega üksteist. Me vajame oma elus eeskujusid, lapsena meie perekond, kus me sünnime, meie vanemad, vanavanemad, võib-olla õed ja vennad, meie lähedased inimesed. Nad mõjutavad meie elu, nende kaudu me õpime maailma tundma, saame teadlikumaks selle ohtudest ja võimalustest, aga võtame omaks ka käitumismustreid. See on eeskuju, mida me järgime. Me vajame eeskuju ka armastuses. Kui Jeesus ütles, et armastage üksteist, siis ei jäta ta meid ka selles kuidagi teadmatusse, vaid ta toob esile oma eeskuju, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Nõnda armastage teiega üksteist. Seda kindlasti ehk tundub lihtsam öelda, kui selle järele teha. Jumala armastuse latt tundub olevat nii kõrgel, aga see on midagi, mis annab meile aluse, mille järgi joonduda, mille poole püüelda. Ta ei ole jätnud meid selles üksinda, vaid tema, Jumal, praktiliselt ja päriselt on igal päeval koos teiega. Teie päevades,
ja aitab teid kõiges. Jumala armastus on suunatud andmisele, armastuse objektile, Jumalalt inimesele ja sama eeskuju järgi ka inimestevaheline armastus, inimeselt inimesele. Armastuse suur saladus ongi soov esmalt anda ja alles seejärel saada. Armastus ei ole isekas, see ei saa toimida omakasul. Armastuse saladus on andmine ja andes me saame tagasi ja nii see toimib. Siis te võite öelda, nagu on öeldud pühakirjas, me armastame, sest tema, Jumal, on meid enne armastanud. Elu ei ole ainult lilledega sillutatud rada. Alati ei ole kergeid teid ja lihtsaid valikuid. Alati ei ole taevas päike säramas. Siin tuleb silmitsi seista ka katsumustega ja väljakutsetega. Küsimus ei ole selles, kas neid tuleb või ei. Küsimus on selles, kuidas nendest olukordadest läbi minna. Kokku hoides, teineteist toetades, koos Jumalaga te saate kõigest võitu. Raskused, mis ka meie ellu võivad tulla, ei pea kuidagi nõrgestama teie abielu, vaid nendest te võite saada veel tugevamaks. Need võivad teid veel rohkem kokku liita. Hoidke üksteist, toetage, püüdke mõista, rääkige ja kuulake teineteist. Armastus oma olemuselt on midagi, mida me lõpuni ei suudagi päriselt mõista. Armastus on tunne, aga midagi veel sügavamat, suuremat kui lihtsalt tunne, mida me võime tunda. Armastus on ka otsus. Ma tahan ja otsustan armastada. Nii nagu te annate täna oma tõotused. Inimeste enda kõrval. Armastusel on erinevad keeled, kuidas ta kõneleb. Armastuse keel on viis väljendada tundeid nii, et see puudutab hinge või paneb naeratama ja annab mõista, kui väga meist hoolitakse ja meid armastatakse. Armastuse keeled ei ole alati ühesugused. Need võivad olla tunnustavad sõnad, kvaliteetaeg, kinkide tegemine. See võib olla teenete osutamine, see võib olla füüsiline puudutus. Tõde on see, et alati ei räägi abiellunud ühte ja sama armastuse keelt. Nüüd on oluline mõista teise inimese vajadusi, seda, mis teda puudutab ja seda viisi kasutada. Olulisem on anda, kui saada. Kui armastus on eelkõige tegu, siis ometi on ka sõnad olulised. Nendega on mõnikord raskusi, eriti meie rahvusel, eestlastel. Raske on öelda midagi ilusat või tunnustavat, eriti kui aastad lähevad ja võib-olla oleks olnud juba pikemat aega koos. Aga ka sõnadega tunnete ja armastuse väljendamist ei tohiks alahinnata ega unustada. Sõnade keeles rääkima õppimine on võimalik. Samas, kui armastus võib väljenduda ka sõnade ütlemises, siis mõnikord võib peituda armastus ka mõnede asjade ütlemata jätmises. Lendu lastud sõnu ei saa tagasi püüda. Emotsioonides me ütleme asju, millest hiljem aru saades mõistame, et ei oleks pidanud. Oluline ja vajalik oskus on andeks palumine ja andeks andmine. See nõuab enese ületamist, kuid on vajalik armastava suhte hoidmisel.
Me ei pääse alati vigade parandusteta, sest me teeme vigu. Aga parandage, kui on võimalik, alati. Abielu oluline aspekt on teineteise mõistmine ja leppimine, mitte oma õiguse ja paremuse kehtestamine. Ja lõpuks, apostel Paulus, nagu me lugesime, kirjutab, et Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Seadke Jumala sõna oma abielus ja peres au sisse, juhinduge sellest. Püüelge selle poole, kuidas Jumala sõna õpetab meid elama. Kuidas see õpetab erinevaid olukordi lahendama, kuidas käituma, kuidas suhtuma oma kaaslasesse ja kaasinimestesse. Antud juhul teie kõige lähedasemasse oma abikaasasse. Meie inimlik loomus toob esile teatud olukordades muud, aga alistudes Jumalale, laske end juhtida tema sõnast. Jumala sõna seab ühe kindla aluse teie elule. Ärge unustage palvet ja samuti mitte ka tänu. Olge tänulikud. Tänulikud Jumalale teineteise leidmise eest, selle eest, et Jumal on kinkinud ja määranud teile imelised elud. Kuidas ta on teid juhtinud, kokku toonud. See imeline lugu, see on Jumala arm ja kingitus. Ja tänulikud selle eest, kuidas ta saab jätkuvalt teie elu juhtima. Te olete erilised, kallihinnalised üksteisele ja Jumalale. Armastage üksteist nõnda, nagu Kristus teid on armastanud. Nõnda armastage teiegi. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Aamen. Me oleme tulnud siia selleks, et õnnistada teid pühasse abiellu, mida Jumala sõna on käskinud au sees pidada. Ärge siis tehke seda mõtlematult ega kergemeelselt. Meie kohus on seda teha austuses ja aususes. Mingid inimlikud sidemed ei ole südamlikumad kui need, mida te siin sõlmite, ja mingid lubadused ei ole pühamad kui need, mida te nüüd annate. Jumala sõna tõttu ma küsin sinult, peigmees Naatan Holman, Jumala ja nende tunnistajate ees, kas sa tahad võtta oma kõrval seisvat ja valitud pruuti Raili Metsamaad oma laulatatud naiseks, elada temaga, teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada, austada ja abistada, teda toetada ja kaitsta. Tema eest hoolitseda nii headel kui kurjadel päevadel, nii tervises kui haiguses. Temaga kõike jagada rõõmus ja kurvastuses ja mitte temast end lahutada nii kaua, kuni kõigeväeline Jumal lahutab teid ajaliku surma läbi. Kui see on sinu südame soov ja kindel tahe, siis kinnita seda, üteldes selgesti jah. Jah. Nõnda samuti ma küsin sinult pruut, Raili Metsamaa, Jumala ja nende tunnistajate ees. Kas sa tahad võtta oma kõrval seisvat ja valitud peigmeest Naatan Holmanit oma laulatatud meheks? Elada temaga, alluda temale, teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada, austada ja abistada, tema sõna kuulata, teda toetada ja kaitsta. Tema eest hoolitseda nii headel kui kurjadel päevadel, nii tervises kui haiguses. Temaga kõike jagada rõõmus ja kurvastuses.
ja mitte temast end lahutada nii kaua, kuni kõigeväeline Jumal lahutab teid ajaliku surma läbi. Kui see on ka sinu südame soov ja kindel tahe, siis kinnita seda, üteldes selgesti jah. jah. Palun ulatage teineteisele oma käed ja korrake minu järgi. Kõigepealt peigmees. Mina võtan sind, Raili Metsamaa, nüüd oma abikaasaks. mina võtan sind, Raili Metsamaa, nüüd oma abikaasaks, Et hoida sind mures ja rõõmus, et hoida sind mures ja rõõmus, vaesuses ja rikkuses, vaesuses ja rikkuses, haiguses ja tervises, haiguses ja tervises, et armastada ja austada sind, kuni surm meid lahutab. et armastada ja austada sind, kuni surm meid lahutab. Selle peale annan ma sulle oma pühaliku lubaduse. selle peale annan ma sulle oma pühaliku lubaduse. Ja pruut. Mina võtan sind, Naatan Holman, nüüd oma abikaasaks. mina võtan sind, Naatan Holman, nüüd oma abikaasaks, Et hoida sind mures ja rõõmus, et hoida sind mures ja rõõmus, vaesuses ja rikkuses, vaesuses ja rikkuses, haiguses ja tervises, haiguses ja tervises, et armastada ja austada sind, kuni surm meid lahutab. et armastada ja austada sind, kuni surm meid lahutab. Selle peale annan ma sulle oma pühaliku lubaduse. selle peale annan ma sulle oma pühaliku lubaduse. Te võite pöörata nüüd siia poole. Te olete andnud tunnistuse Jumala ja inimeste ees. Ja ka meie Eesti riigi seaduste kohaselt allkirjastame abielu tunnistuse ja te kinnitate oma allkirjadega, et andsite 21. augustil 2021. aastal jaatava vastuse küsimusele meie abielu sõlmimise soovi kohta. Ja ma palun tulla lähemale ja sellele paberile saate kirjutada oma allkirja. Ma palun tuua laulatussõrmused. Abielusõrmus on ristikoguduses väline märk sellest sisemisest ühendusest, mis ühendab meest ja naist
pühas abielus. Samuti on sõrmus ka armastuse sümbol. Kinnise ringina kõneleb sõrmus lõppematust ja igavesest Jumala armastusest, mille nimel te ka oma elud ühte liidate. Tuletagu see teile meelde, et te olete kristlikuks abieluks ühendatud. Need sõrmused on sisemise ja vaimuliku armu väliseks märgiks, tähistades meile Jeesuse Kristuse ja tema kiriku ühtsust. Samas on need sõrmused ka sisemise ja vaimuliku armu väliseks märgiks, tähistades kõigi jaoks Raili ja Naatani püha abielu. Tunnistagu need sõrmused inimeste ees, et te olete teineteisega kristlikuks abieluks kokku ühendatud. Issand, pühitsegu need sõrmused teie ühise armastuse ja truuduse märgiks. Issand, õnnista nende sõrmuste andmist, et need, kes neid kannavad, võiks elada sinu rahus ja püsida sinu meelepärasuses. Kõik oma elupäevad Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Ja nüüd ma palun asetada teil teineteisele sõrme laulatussõrmus. Andke mulle palun oma paremad käed. Jumala ja nende juures olevate tunnistajate ees, teie tõotuse ja Jumala sõna peale kuulutan ma teid meheks ja naiseks, laulatatud kristlikuks abielupaariks, Jumala Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Issand Jumal, andku teile õnnistus ja rahu. Aamen. Ma palun teil pölvitada ja ma palun kogudusel tõusta. Palugem Jumala õnnistust sellele ühendusele, mida Raili ja Naatan on täna siin sõlminud. Issand, me palume õnnistust sellele abielule, mida sina oled kokku liitnud. Issand, me palume õnnistust Railile ja Naatanile. Issand, me palume, et iga päev, eelolev päev võiks olla sinu poolt juhitud ja juhatatud. Me palume, Jumal, õnnistust nende tulevasele kodule, perele. Issand, kui sa annad selle suurenemist, siis me täname, et ka kõik järeltulevad põlvkonnad võivad olla sinu poolt õnnistatud. Jumal, me palume, et sa võiksid nendele anda nende igapäevase leiva. Jumal, ma tänan sind, et sul on külluslikult anda neile igaks päevaks seda, mida nad vajavad. Jumal, ma palun seda, et sa võiksid neid kasutada oma riigis, selles töös, millesse sa oled nad kutsunud. Et nad võiksid olla sinu tunnistajad oma eluga, oma abieluga, oma koduga. Jumal, ma tänan sind,
et sinu armastus, mille sina oled pannud nende südametesse ja eludesse, võib välja paista neile, kes on nende ümber. Issand, me palume sinu õnnistust ja sinu rahu. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Te võite tõusta. Nüüd me kuuleme muusikapala.
Ma palun, et me võiksime jääda veel seisma ja loeme meie Isa palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Kõikväelise Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja nüüd on teil võimalus teineteist suudlusega tervitada ja õnnitleda. Ja te võite pöörata nüüd ringi. Kallid külalised, mul on au esitleda teile värsket abielupaari. Täna, 21. augustil 2021. aastal laulatatud ja kristlikku abiellu astunud Naatan ja Raili Holmani. Palju Jumala õnnistust teile! Ja ütlen veel nii palju, et seoses kasvava pandeemia ohuga on Noorpaar otsustanud, et täna kätlemist, õnnitlemist ja ühispildistamist ei toimu. Kelle lilled ja kink on ümbrikus ja soovib seda edastada, siis kiriku tagaosas on selleks nimeline karp, kuhu saab need asetada ja mis edastatakse peale talituse lõppu Noorpaarile. Järgmise muusikapala saatel lahkub Noorpaar kirikust, aga kõikidel külalistel palutakse jääda oma kohtadele kuni postluudiumi lõpuni.
Looja, tahan sind tänada, et andnud elu mul elada. Mu hinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist. Seal oli päevi hall argiseid, kaunid päikese küllaseid. Tänan kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesin emale, silma vaatasin temale. Isa õpetussõnade eest, need meelde jäänud on ammusest ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu ei tunne ma.